ja se juttupausi siin. Toomas Annuk, enne mul üks väike koolipoiss ütles suure saladusega katte all, et Tire hüüdnimi olevat Kunna, tähendab perekonna nimi tagurpidi. Kas te ise teate seda või? Tean küll, jah. Jah. Võtame ta siis nüüd üldiselt teatavaks. Te olete Puurmani keskkooli direktor, siin olete mälu mängujuht, ühesõnaga hoolitsete siis noore põlvkonna teadmiste ja ka vanemate teadmiste ja mälu eest. Ma tean, teil on kolmas amet veel. Te peate hoolt ka selle eest, et Puurmani rahva ajalooline mälu oleks paigas ja värskendatud. Te olete muinsuskaitse seltsi esimees. Kas teil teisi ameteid veel on? Ma arvan, piisab nüüd nendestki ametitest. Jah. No seda ma tean, et segakoorist teete ka vist häält. Mida siis Puurmani muinsuskaitse selts on korda saatnud ja kui palju teid on? Meie Puurmani muinsuskaitse selts ehk täpsemalt öeldes Kursi muinsuskaitseklubi loodi aastad tagasi, täpsemalt 22. aprillil 1988. aastal. Kavandatud on palju ja ma arvan, üht-teist me siiski oleme ka juba suutnud ellu viia. Eks ülesanded eesmärgid ole need samad, mis teistelgi klubidel, ikka rahva ajaloolise mälu ja kultuuri väärtuste teadvustamine ja säilitamine. Ei saaks öelda, et meie kandi ajalugu oleks vähem uuritud. Siin on elanud ja töötanud mitmed tunnustatud kodu-uurijad. Juba kooli esimene juhataja Peeter Neumann tundis väga tõsist huvi ja valutas südant selle üle, kuidas saaks oma järglastele ja järeltulevatele põlvedele neid kõiki tähtsaid ja väga olulisi sündmusi ja mälestusi pärandada. Siin on töötanud õpetaja Ilda Magnus, praegu elab ta Põltsamaal, ja minu eelkäija Karl Naanuri, ka tema teened on suured. Kuid seoses nüüd Eesti rahva taassünni uue lainega on kindlasti kodu-uurimuslike tööde diapasoon avardunud ja nüüd on võimalus ka selliseid asju uurida, mida kaua aega ei tulnud kõne allagi. No küllap siin seinalgi nähtav on, kuulub selle hulka. Kuidas te selle marmortahvli leidsite ja kuidas Kuperjanovi portree saite? See on ka muinsuskaitse töö tulemus. Jah, seda küll. See tahvel oli ühes kõrvalises puukuuris 1985. aastal. Ta leiti sealt ja siis pärast mõningasi arupidamisi otsustasime me tema siia panna. Ja nii see 24. veebruaril see tahvel siia sai. Arvame, et see on meie senise tegevuse vast kõige tõsisem ja vajalikum. Ja seda kindlasti. Kuid ärgem segagem nüüd mälumängu käiku ja nagu kokku lepitud oli, ma esitan meie Kodukandi lugude saatebrigaadi poolt ka ühe küsimuse. Olete nõus? Ja loomulikult. Nii siis küsimus. Tahan teada kahe Eesti kirjaniku, kirjandusklassiku nime. Nendel on ühist nii palju, et esimene neist suri samal aastal, kui teine sündis.
ja neil on üks perekonnanimi. Palun, aitab ühest perekonnanimest. Nii on kõik kohal. Õige vastus on Liidia Koidula ja Friedrich Douglas. Koidula suri aastal 1886, Douglas sündis samal aastal, Koidula perekonnanimi oli Michelson ja Douglase perekonnanimi oli Michelson. Vello Volpak, klaver kõlab hästi. Teid võib nimetada vist Puurmani kultuurielu vedruks. Aga mis teie nii päris ametinimetus on? Päris ametinimetus on kolhoos Rahvahääle kultuuritöötaja. Ja peale selle? Peale selle koolis ka annate tundi? Koolis jah, tuleb praegult aidata koolirahvast, kuna laulmisõpetaja on dekreetpuhkusel, tuleb ka koolis tund anda. Kui kaua teie siis ennast puurmanlaseks olete pidanud ja siin elanud, töötanud? Siin olen ma töötanud kokku 8 aastat. Ja nii, et loete ennast juba ka? Jah. Päris Puurmani patrioodiks? Võib täitsa kindlasti öelda. Ja olete ka mujal töötanud, mis iseloomustaks Puurmani rahvast ja Puurmani kultuurielu võimalusi võrrelda? Noh, eks ta ole niisugune, igal paikkonnal on omad iseärasused ja üht paikkonda teisega võrrelda muidugi on tunduvalt raske. Aga Puurmani rahvas on hästi kultuurilembelised, meeleldi nad osalevad kultuuri- või massiüritustel ja löövad alati abi, annavad või kuidas abistavad ükskõik milliste ürituste läbiviimisel väga nii aktiivselt. No jah, seda on meeldiv kuulda. Küllap see elu läheb nüüd ka intensiivsemaks, kui kolhoosi kultuurikeskus valmib, on juba plaanid peetud, kuidas kasutama hakata? Mingil määral kindlasti, sest siiani ruumi kitsikus ja ruumide puudus on väga takistanud üldse massiürituste läbiviimisel. Ei mahuta ju meie Puurmani on küllaltki suur keskus, tehas ja kolhoosirahvas kokku. Ei mahuta me kuskil ära ja kui me saame normaalse saali, kus me saame ka külaliskollektiive kutsuda, saame suuremaid üritusi läbi viia, saame ka omal, nagu öeldakse, kultuurimajandusliku põhja alla, sest praegult näiteks ei ole isegi kultuuriinventari kuskil hoida. Seda te võisite veenduda näiteks, kui isegi meie orkestri tehnikagi on küllaltki niisugune algeline. Meil ei ole teda uusi ei saa tuua enne, kui kultuurikeskus valmis. Pääseb
tahaks küsida seda, ja kas sa tead, et sul on oht sattuda ühte sellisesse meeste rütta, kes on Puurmanile oma jälje jätnud. Kui alustaksime Graf Manteufelist, tema ehitas lossi, mis on olnud koolimajaks ja mille suur saal on siin aastaid Puurmani rahvakultuurihuvisid rahuldanud. Olen ise seal isegi operette näinud lavastatuna. Hiljem kodanliku valla aegadel, vallavanem vist oli sel ajal Kabel, kui ma ei eksi, ehitas uue vallamaja, kus ka on niisugune väikene saalikene. Ja nüüd viimastel aegadel külanõukogu ehitas ka ühe väikese hoonekese, kus on väike saal, kus on paras koosolekuid pidada. Mida aga ehitab Rahva Hääle kolhoos siia? Mis meil siin selja taga on? Siia meie siin otsustasime, et siis siin pool tühjana veski ja saeveski. Ja vaatasime, et mis ta siin seisab. Sel ajal, kui veel sotsiaalkultuurilisi objekte ei võinud nii avalikult ehitada ega sellest rääkida, otsustasime, et hakkame siin pool põranda all kappremondisummade arvel teda taastama ja tegema siis nii nimetatud kultuuriobjektiks siin. Et siin on sai siis projekteerida 300-kohaline saal, peale selle 150-kohane kinusaal ja teised seal veel sel ajal olid siis moodis need saunad ja no ega nad päris ja nii edasi. Moest. Leil on alati moest. Baarid ja siis sai ka need projekteerida ja ehitada. Nüüd ta on siis nii videotehnika või baari nimetuse all tuleb meil siin ja kohvik. Ja siis ka väikene leiliruum ja bassein ja siin siis spordimeestel siin need ja kultuurimajale ringide ruumid ja need siin ruumi on. Nojah, sa ütlesid küll kultuuriobjekt, aga ilmselt kultuurikeskus kõlaks sellisel juhul paremini. Kultuurikeskuseks ta jääb, nii et selle ehitusega muidugi on raskusi olnud, see on majanduslikult teel meil ehitatud ja materjalid selle peale antud ei ole siiamaale suurt midagi, kõik on tulnud omal hankida. Nüüd on küll lubatud, et roheline tee, aga seda rohelist teed veel siiamaale ei ole me näinud, aga tahaks ikka, et ta selle aasta numbri sees saaks avapidu peetud. Nii et kui enne, siis vähemalt need põllumeeste päev või siis kui põllutööd on lõppenud ja siis ära pidada selles majas avapidu. Kas sinna võõrad ka kutsute? Ma pean ise ennast silmas. No kutsume ikka ja sina nagu siin oled Puurmani on sul juured, nii et sind kindlasti. No aitäh kutse eest ja jääme ootama. Nii et katsu siis aega selleks ja tulla meile siis ikka külla. Vanamees kündis metsa ääres, vanamees kündis metsa ääres, poeg, metsa ääres. Levakott rippus leppa otsas, levakott rippus leppa otsas, leppa otsas. Koti sees oli kesvakakku, koti sees oli kesvakakku, kesvakakku. Tüdrukud olid seenil metsas, tüdrukud olid seenil metsas, seenil metsas. Peitsid kotti põõsa taha, peitsid kotti põõsa taha, põõsa taha. Vanamees tahtis lõunat võtta, vanamees tahtis lõunat võtta, lõunat võtta. Ei näinud levakoti leppa otsas, ei näinud levakoti leppa otsas, leppa otsas.
Jaan Libe, käsil on külvitöö. Mitä ütleksite, kui me hirmutaksime teid sellega, et me oleme riiklik vastuvõtt? Ega ta suurt hirmuta midagi. Jah. See on ikka. Siin käib Otra Oterero külv ja teie külvate siis heinaseemet alla. Jah, täpselt nii. Ma kuulsin, et te olete tegelikult nagu platsimehaanik või rohkem nii seal kontori lähedal peaks töökoht olema, aga kas kevadeti siis kisub ikka põllule ka või? Noh, nii on olnud jah. Noh, läheb juba 5. kevad, ütleme selle ameti kõrvalt siis. Ja spetsialiseerunud just heinaseemne alla külvile. Jah, nii on olnud. Jah. Te olete põline Puurmani mees, suguvõsa siit pärit. Mis tunne on nüüd Puurmanis põllumehe tööd teha? Noh, selle tunde kohta öelda. Ma ei ole kusagil mujal olnud ja minu tunne on ikka üks kogu aeg. Nii kui ma siin olen elanud ja kant on juba tuttav. Kas ei ole siis kusagil mujal käinud? Sõjaväes ka mitte? Jah. Mujal ei ole olnud, jah. Nii, et Puurmaniga rahul? Jah. Ei, nagu muutaan ei ole küll kusagile mujale. Naine ka siin võetud ja jah, peret ka juba ja... On küll jah, 2 last jah. Ja ma kuulsin, et kolhoos praegu ehitab maja. Jah. Millal sinna sisse saab kolida? Noh, sügiseks oleks nagu plaan. Jah. Kas lastest tulevad ka põllumehed või vara ütelda? No ei julge jah praegu veel midagi, aga no võib-olla pojast, aga tütrel on juba keskkooli viimane klass siin ja... Nii, me kuulasime eile kohaliku segakoori laulu, seal on üks ilus lugu lauldi, kuidas mees kündis kuskil Lepiku servas ja toidukott oli lepa otsas. Olete seda laulu juhtunud kuulma nende esituses? No olen küll, jah. Ja kus kaal teie toidukott praegu on? No, ikka kodus. Kuidas lõunat sööte? Noh, siit majade poolt pakutakse välja ja lõuna nagu ja siis ise võtad ka teinekord kaasa. Aga lepa otsa ei pane? Ei pane küll, jah. Ja no hea küll. Head jõudu siis külvimeestele. Aitäh. Leino Juhka, sinust on juba vabariik kuulnud ja lugenud. Nimi on paljudele tuttav. Ütle, kui sa seal kaugel sõjas olid Afganistanis, kui tihti sulle koduigatsus peale tuli ja kui tihti sa kodu ja Puurmani peale mõtlesid? Mõelda sai väga tihti. No ikka kui sai postil seistud või niimoodi oma ette, siis sai ikka mõeldud, jah. Et mis seal toimub ja mida teevad, jah. Ja kui teid sinna viidi nii poolsalaja ja ootamatult, kas kirjavahetust lubati ja kirjavahetus ikka käis? Kodused teadsid, et sind on välja kuulutamata sõtta saadetud? Kirjavahetus mulle käis, aga ega kõik ei võinud ikka kirjutada kah, et nagu on ja ega ei tahtnud kah niimoodi, et just kirjutada, et kuda tegelikult see asi on. Et tõesti, et kodused ei närveeriks. Jah, väga. Arusaadav. Sa olid siis laskur ja snaiper või mis väeosa ülesanne, mis ülesandid täitsite seal? Väljaõppe ma sain snaiperina, siis 3-kuuline. Aga koha peal ma olin kuulipildur ja see oli hea, ma täitsin nii kohuseid oli. Jah. Natuke inimlikum amet. No inimlikum amet ikka, kui lihtsalt laskmine. Oli seegi vähemalt vahelduseks.
Kuidas on sind kodu ja sõbrad ja inimesed ja endised koolivennad vastu võtnud? Kas sa tunned nüüd, et sõprade ja tuttavate ja kodupaiga toetus on sul olemas? Jah, sõbrad võtsid hästi vastu, ma ikka käisid vaatamas ja praegugi mul klassivennad käivad ikka ja väga head suhted on. Ja eks vabariik aitas ka ju sind jõudumööda, kuigi Kaitseministeeriumi poolt erilist abi nagu ei saanud. Said endale korralikud proteesid Soomest. Jah, vabariik aitas ikka palju, aga Kaitseministeerium, kes nagu oleks pidanud aitama, mitte põrmugi. Bürokraatia. Jah, no neil on ainult nii, et kauaks sa võitlusvõimeline oled, nii kaua nad sind on vaja ja kui enam ei kõlba, siis... Mis oli see saatuslik kuupäev, millal see miin sulle jala alla sattus? See oli 17. mai eelmine aasta. Jah. Sa olid enne armeesse võtmist, olid traktorist, tahtsid põllumeheks saada nagu su isagi. Nüüd paraku enam seda tööd sa teha ei saa. Oled mõelnud oma tuleviku peale? Olen küll. Ma kavatsen ikka midagi